Tere tulemast vaatama, kuulama kolmandat osa vanaisaga, ehk siis seekord on nüüd see viimane. Ja lisaks ka veel siia juurde, et raamatust, millest vanaisa räägib küll esimeses osas, ehk siis Külmale maale, selle ta tagastas 69 aastat hiljem raamatukogule ning tema juures käis ka Ringvaade tol hetkel, kui ta seda tegi. Ma jätan Ringvaate lingi alla kirjeldusse ajajoonega, kust saate kohe seda intervjuud vaadata. Aga meeldivat vaatamist ja kuulamist. Ma hakkasin siis seal Unionis tööle ja see töö mulle küll oli vastu meie karva seal ja igat pidi, aga ma tulin sellega toime seal ja seal midagi ei juhtunud ja ei olnud ja siis tegin oma tööd seal ja mis oli ja siis see oli 53 ikka. Jah, ikka, jah, ma läksin nimbasega 54. Või siis. Ja siis ma ütlesin, et ei, et ma juba plaanisin, aga 3 aastat oli mul leping. 3 aastal leping. Aga seal üks ülevalt tahtis sinna, mina juba oma mõtteid rääkisin ja ülevalt mitte parkimis, vaid see viimistlusosakonnast keegi tahtis sinna lattu tulla, üks naine. Tahtis seda ladu ja kuulis, et ma tahan ära minna. Ja hakkas siis ma ütlesin, et mina olen nõus ja ma kuulsin siis, et üks laud, et selle omulaude laudjad nende pressi pealt tahab ära minna. Need laudjad olid kerged, need olid kerged, neid oli kerge sinna trumlisse panna ja trumlist välja võtta. Nii nagu loomanahad, et jubedad ja märjad ja jubedad veri seal märjad olid seal juba selle õliga ja kõikiga koos. Ja siis see, kui see oli, et 6 aega pidi ette ütlema, enne me ei saanud ju ära minna. 6 aega pidid veel töötama ja ma panin tema koha peale ja saingi sinna ja see tuli siis sinna, õpetasin ikka seda naist kõige aja seal, kuidas peab laos ja kõik ja näitasin talle ära ja et ta siis ei teaks ja tunneks seda asja kõik ja siis saigi see sinna ja ma saingi sinna, tema läks ära ja mis ma seal mõned head kuud sain olla ja teha ja siis tuli koloosi minek ja suvine aeg oli ilus. See oli juuli lõpp, juuli algus, mis see oli ja juulikuus vist oli see koloosi minek Märjamaale, kus Kohukotsu koloosile läksime, et see oli koloosi kohustus ja mina olin nõus minema. Ma ütlesin, et suvine aeg, kurat, koloosis on parem olla suvel kui siin vabrikus. Ja ma läksin, olin nõus kohe koloosi minema. Läksin sinna ja seal sain siis hobused, Miku ja Miira olid nende nimed, üks vana talu, hobused olid vana talu peremees ja see oli nii kiitis mind, et ma hobustega ja seal oli nii palju oli neid väikesi põldusi, mis olid vilja all, olid odrapõllud, jumal, neid olid nende väikeste nende talupõldude peale küllatud, koloosi talupõldude peale talupõllud, need olid väikesed ja kõik tuli hobustega niita. Suuremad mis olid tehtud, sai siis suured masinad kasutasid, seda neid oli ainult üks või oli neid rohkem vist ei olnudki. Kõik tuli hobustega. Ja mina siis Miku Miiraga hakkasin neid, hakkasin neid põlde siis niitma. Ja siis, aga iga hommiku ma viisin neile siis
hommikusööki, see oli pätsleiba. No meil leiba seal jäi üle, ega siis leivapuudu ei olnud. Ja siis ma jagasin siis kumbagile, siis tegin selle pooleks, kumbki sai pool leiba. Ja pärast nad harjusid ära, ma ainult hüüdsin neid, Miku ja Miira, kohe tulid jookstes, kui köpid tuli, kohe tulid juurde. Ja nad olid nii ju karjunud, kõik mul on üles võtnud, nendest ka olemas kõik. Isegi sealt, jah. Ja siis ma olin seal 1 kuu ära ja siis Ahtsu alul meid pandi seal oma ette, meid mehi oli vähe, kõik olid naised. Saapapabriku naised olid kõik. Ja siis üleval sealt tulid siis nutikad ja me tulime sealt, panime jooksu sealt üleval, kus me olime meestega ja tulime siis, seal naistel oli seal ruumi veel laialt ja panime sinna. Naiste juurde naised jälle kisasid, et mehed ei midagi, siis harjusime pärast ära ja seal ja siis seal sai siis aeg otsa ja siis esimees tuli minu juurde ja hakkab mulle rääkima, et kuule, sa jää veel siia. Jää veel siia kas kuuks ajaks. Ma ütlesin, et kuidas ma see, et ma teen selle nõudmise, et saadan selle kombinaadile selle. Ja ta tegigi kombinaadile muidugi kirja ja tuli teine vahetus veel sinna, tuli teine vahetus, et tema tahab mind teiseks vahetuseks ka. Ja tegi kombinaadile kirja ja ma jäingi siis teiseks vahetuseks veel, oli septembrikuu veel selle. Ja siis käisin vahepeal veel kodus ka ja masin sõitis linna, sealt oli üks veomasin koloosil, mis sõitis linna ja siis ma elasin seal Vispari tänaval olin. Ei, ma olin siis Telmani või mis ta oli see. No ja siis elasin seal ja siis muidugi käisin kodus ära ja ta saatis veel mulle sealiha ja mis ta kanaliha, mis krapetud kana ja mis peale mulle kooloses kaasa pakkis ja siis see viis mind masinaga tagasi uuesti ja olin veel 6 aega kooloses ära. Ja sain selle suve seal ära veeta. Ja siis nii ja siis uuesti tagasi ja siis oli seal olin jällegi pressi peal uuesti tagasi ja siis sügise poole seal ja ega ma see pressi pealt nüüd siis ma juba mõtlesin, et nüüd on mul see kohustuslik 3 aastat juba selja taga, sellepärast, et ma olin tootmalle tööle läinud. Vaat siis tuli see määruse ja tootmal tööl on hoopis mida, seal ju 3 aastat sul ei ole ju kirjas. Ja ja siis oli see sügise poole, oli see talve poole, mis oli see kuradi ja septembris, augustis ma olin veel seal, kas see oli siis septembrikuus või ja siis ma oma hobujaudet siis panin siis puki peale ilusti ära ja kõik aga mehed olid seal juba oma tünnid seal tühjaks tõid ja võtsid viina. Ja olid hakanud viina võtma ja ühe puki nad olid siis seal natuke kõrgem koht, ma ei tea, see hakkas liikuma ja see tuli järsku mulle, siis mul oli käsi oli puki peal seal ja see tuli plantsti mulle vastu ja mu käsi jäi kõik sinna vahel, nende nahkade vahele. Ja ma siis hüüdsin seal, et mulle tulge, vera karjusin seal, et mul käsi vahel. Tuli sinna puki juurde ja hakkas seda pukki ära lükkama, ta üksi ei jõudnud, siis hakkas karjuma sealt teisi veel appi. Tükk aega see käsi seal vahel,
vahel mul juba käsi tuimaks läiks ja enam ei tunne kätt ega midagi. Lõpuks seal libe, kummikud jalas, libe kõik. No lõpuks saivad nad sealt ära ja ei no siis ma raputasin kätt, et surved ikka liiguvad, pole midagi. Noh, ilus. Tulin see, panin siis, kui mul oli kõik tehtud ja vaadatakse siis ära koju ja siis me olime veel seal selle tänaval seal, mul ei tule meelde see. Ja siis hommiku hakkasin tööle minema ja käsi jumala paistes, kõik siit paistes, terve üles paistetud. Ja siis mina ei tea, see, kus ma sulin, siis ma pidin Telliskivi tänaval oli see ambulatsil ma tulin. Vist Telliskivi tänaval, jah. Vist seal. No ükskõik, kus ma ambulatsi ma läksin ja arst, siis ootasin seal arsti juurde ja siis ma mõtlesin, arstile ütles, kas sa oled tööõnnetus? Ei, ma pean ikka tööõnnetus, mul läheb ta tööõnnetusele kirja, ma pean ikka tööõnnetus. Ma vaatasin, et sinine ei ole, et ma olen tööõnnetused, kui ta on vahel, et sinine, aga vaata seal pehmete pargitud nahkade vahel ja ta ei lähe sinisekski õieti. Ja noh, arst vaatab, siis ma ütlesin, et ja küsib, et kus sa töötad. Ma ütlesin, et vaat seal, et see on Mõisel parkimisosakonnas oled ja teil on märktöö. Te ei tohi seda teha. Te ei tohi seda märktööd enam teha. Peate, et suurt vigastust teil ei ole, et ta on pressida saanud ka ja seda märgatööd teha ei tohi. Ja kirjutas mulle siis seda, et ma pean sellest vabastatud saama. See oli mul juba õnn. Läksin sinna ja oligi. Mis vaadati mind siis viimistlusosakonda, et seal on kuiv ja midagi. Mina ütlesin, mina siia ka ei jää tööle, ei jätka mina siin. Ja siis ütlesid, et lõpuks, et mine siis parem seda saab minga osakonda, et seal ei ole ju mingisugust enam, et seal on ju kõik puhas ja jõus, et lähed sinna tööle. Ma ütlesin, ma sinna ka ei lähe, ei olnud sellega ka nõus ja lõpuks sain siis vabaks. Aga enne seda me seal ju, kui me läksime sinna, näed ikka meil ei tule seda tänava nime, kolisime sinna, seal oli selle Viivi onu naise õde elas seal oma mehega, nemad sokutasid meile selle korteri. Oli üks tuba, plitaga tuba köös. Ja siis me seal Eediga kohtusime ja siis Eedi ütles, et ta oli ju Draamateatris, oli dekoraatoriks, oli seal. Aga seal Draamateatrist tuli ära ja siis moodustati uus ettevõtte sinna Niine tänava täitevkomitee, või rajooni täitevkomitee oli seal, et oli selles majas. Ja sinna keldris oli siis see remondikontor, et see uus remondikontor, et tema läks ka sinna tööle. Et tule sinna, et meil kahekesi, küll ma siin lõpetan seal. Ja tal oli üks altuuratöö seal ja ma käisin seal altuuratöö juures seal ja mul läks hästi seal ja õppisin ruttu ja siis läksingi sinna ja vormistasin sinna ennast tööle. Võeti kohe tööle ja siis ma ütlesin, et ma olen siis selle juures ja tööl ja tema mind õpetab ja veel ja kõik ja puha
ja siis ütles, et missuguse kategooria me teile paneme, et mis kategooriat paneme, 3. kategooria. Et 3. kategooria, et hiljem, kui te õpite ära, et saate siis juba edasi tõusta. Noh, hea küll. Kõik marras ja hakkasime siis niiviisi ja see hakkas minema see asi ja siis läksin ja vormistasin ennast seal tööle, selle remondikontoris. Noh, ja esimene objekt, ma ei mäleta, mis see oli, mis me tegime, ma neid kõiki ei mäleta, kus me siis selle Eediga käisime ja siis asusime tööle, selle Tööstuse tänaval oli 2 maja. Seal oli 2 puumaja, üks oli siis tänavapoolne, teine oli siis hoovipoolne. Maja oli suurem maja, oli hoovipoolne. Ja seal siis, noh, nagu Eedi ikka, ta vahest hommikul ei tulnud. Ta jäi hiljemaks ja vahest ta läks poolest päevast ära ja jäin ikka üksi sinna. Ja aga noh, ma olen juba palju seal juba nii-öelda teada saanud ja omandanud ja see siis lõpuks ma ütlesin, ja siis töödejuhataja tuli sinna ja ütles, et kuule, et sa võid hakata ja hakka üksi tegema. Omaette, et mine hoovipealse majasse. Et seal hakka hoovipealse majasse tegema. No ma läksin siis hoovipealse majasse tööle. Võtsin Eedile, et kuule, et ma olen hoovipealse majasse, et leppisime siin töödejuhataja kokku ja ta ütles, et hea küll, et mine peale, et kui sul midagi vaja on või midagi aru ei saa, et tule ja küsi, tule räägi mulle. No ja hea küll, leppisime niiviisi kokku ja ma läksingi sinna. Aga seal olid krohvitud laed. Aga krohvitud lage ma veel teinud ei olnud. See oli esimene kord, siis ma tulin Eediga rääkima, et kuule, tule vaata. Et ja siis ta õpetas mulle, kuidas ma pean tegema, et mis seal on, kõigepealt pese see läbi ja siis krundida ilusti ära ja siis pane see, kas siis oli see lateksvärv või ei olnud, siis oli vist, läks kriidiga. Jah, siis oli kriidiga veel. Et siis pane kriit peale. Ja ma sain siis pritsi ka ja siis tegin ära ja see ilus lagi tuli, väga ilus lagi. Panin meil seda sinet sisse ja perenaine siiski vaatas ja ütles, et väga ilus kiitis. Lagi oli nii ilus. Tapeeti ma juba oskasin panna ja tapeetisin ära ja nii mul hakkas seal minema siis midagi. No ja siis meil hakkas see kontor laienema, suurenema. Juba moodustati 2 osakonda. 2 osakonda tuleb, esimene ja teine osakond. Ja siis need ruumid olid ju seal väga väikesed, seal allkeldriruumid. Ja siis tehti sealt kõrvalt maja, puumaja, tehti alumine korrus täiesti vabaks kõik ja sinna moodustati siis juba meil need ruumid. 2 osakonda siis tuli sinna ruumidesse. Ja siis seal kestis, aga siis see oli siis 59. aasta veel, kui neiti siin Vitsuurini tänaval, ühe maja all oli pool maja hävinud, oli põlenud ära, aga pool oli alles jäänud. Ja siis seda poolt maja siis oma töölistele hakati seal siis tegema neid korterid, 4 korterit sinna tehti, siis tuli juurde või siis teha. Ja mina sattusin sinna siis ka tööle ja seal tuli fassaad ja siis me sellega ka tegime siis selle fassaadi, värvisime ära ja kõik ja mis seal oli seal sees, tegime siis ühel
korteri ma siis omastasin omale, lootsin, et ma saan selle korteri, vaatasin, kõige ilusam korter oli, et kõige ilusam on üleval vastu lõunat. Ja siis ja tuligi ja saingi selle korteri, mul oli ikka 2 väikest last ja siis see korter jäigi mulle. Ja siis detsembri algul see oli Tisleri tänav, me edasi olime. Ja siis sealt Tisleri tänavalt kolisime ära detsembri algul sinna Mitsuri tänaval. Noh, ja siis aastad läksid ja töötasin ma kõigi aja suvedel ja tegime fassaade ja fassaadide peal olime küll vanalinnas ja sai tehtud fassaade ja puumaja fassaade ja igasuguseid kõiki. Ja siis ka korterid ja siis me sattusime tööle, sattusin siis Salme tänavale, Salme tänav kultuurimajja. Salme tänava kultuurimaja ja siis ma ennem tutvusin olime seal Karjamaa tänava lasteaias, sain kokku sain omale paariliseks ühe Leo. Leo oli ta nimi ja Leoga sain paari ja Leoga hakkasime siis seal. Ja seas oma Leoga töötasime seal 10 aastat, palju 10 aastat Salme tänaval, kõigi aja me olime seal, no aga muidugi nende see palgaraha lõppes ikka oma septembri-oktoobris lõppes juba otsa, siis meil oli ikka midagi muud pidime ja jaanuar ja veebruar ka algul nad ei saanud raha, pidime kuskil mujal olema tööl veel. Ja niiviisi see töö kõik läks ühes kui teises kohas. Ja siis oli Paul, kes ikka valis fassaade, kõige aja tema fassaade, tema siis ei osanudki teha. Ja tema oli ainult fassaadi peal ja tema siis palju suured Kevade koolimaja ja kõik niisugused suuremad fassaadid tegime ära. No ja siis lõpuks meil hakati, meil ikka, sest meie asutus suurenes, kõigi aja suurenes ja siis saime siis platsi siia Härja või selle mitte Erne, Heina tänavale, Kolde tänava nurk ja Kolde tänavale hakati siis ehitama meile suurt korrusega hoonet. Seal oli siis kontorihooned, kõik oli seal olemas. Seal olid töökojad, kõik, siis puutöökoda, kõik eraldi, kõik kuivatit ja kõik niisugused asjad, sepimärgid kõik. Ja teine poole Kolde tänavat laohooned kõik. Ja siis läks meil ikka suur asutus tuli sinna. Jah. See kestis seal siis aastad ära ja sai töötatud seal ja tehtud ja siis tegime palju lasteaedades tööd seal Leoga ja töötasime. Haridusministeerium tahtis, et me hakkaksime tööle. Nemad moodustasid siis omaette kontori ka oli neil oma moodustatud ja see asus siis Välja tänaval oli siin. Ja siis ütles, et me võime et me ei taha ära tulla, et me oma tööst ei, et me tulete üleviimise korras. Ja see haridusministeerium tegi ülemineku korras meid, et me tuleme siis Välja tänavale ära, et hakkame siis, siis oligi, neid tegime siis lasteaedasi, aga siis see ei saanud jälle tulla see. Teine mees ei saanud tulla
sest tal oli korteriremont oli pooleli ja tal olid siis, ta sai ju omale, need materjalid sai ju siit kõik kontorist, muidugi. Ja kui mina siin hakkasin tegema, see oli ju peale onu surma, onu suri 59. aastal. 59 aastal onu surm, aga siis muidugi oli siis juba veel kolhoos sel ajal, aga see 60. aastal või millal 60 algul kolhoos likvideeriti, tehti siis sovhoosiks. Noh, aga siis sovhoos tahtis ju selle maja üle võtta, ega sovhoos ihaldas seda maja, seda ta pooleli vaja, eks ta oleks muidugi seda veel, aga siis ma pidin hakkama siin kohe tegutsema. Ma käisin ju sellega vana advokaadi juures rääkimas, et vaat niisugune asi, et ja ta ütles, et sa pead tegutsema hakkama seal ja siis osa sellest tuleb midagi, pead kellelegi ära andma. Et ta suurem ei ole sul sellest, et liiga palju sulle pinda omale ei jää. Noh, ja siis eks ma niiviisi hakkasingi seda asja ajama. Ja siis see oli täna õnn, et ma olin seal tööl, sest seda individuaaluks ei tunnistatud. See oli vana Eesti tehtud maja siia. Ja mina kuskilt materjali ei saadud. Aga siin oli materjali vaja, et seda teha. Aga tänu sellele ehitusremondivalitsusele kõik ma sain sealt ise, aknad, kõik, mis siin ümber on, kõik uksed, kõik tuli teha, kõik, mis vaja, see tuli teha, kõik ma sain seda materjali ja sealt tuli väga palju meil materjali, tuli Karjala Soomest, mida me ise õieti ei saanudki ära kasutada, sest see oli niisugune materjal, et ta oli mitmesuguse pikkusega, mitmesuguse mõõduga ja siis see oli, mis jäi kõrvale importimismaterjalist ja Karjala Soomest vagunitega saadeti, jälle tuli vagune täis materjali meil. Ja seda oli pilla-palla seal laiali, aga see oli hea materjal ja seda oli hea kerge käia ja ta oli hästi odav osta ka. Ta oli 4. sordi materjal. Ja nii ma sain ka selle siin kuidagi korda teha niiviisi. No jah, muidugi, kui see uus ehitus valmis seal Heinatalaval Moldes sai kõik veel, siis meil läks tõeliselt käiku kõik. Ja esimene pidu seal ära peetud kõik, see on mul meeles veel. Siis oli Naanisto oli, meil direktoriks oli ja siis me läksime siis peole sinna ja siis me olime peaaegu, jõudsime veel varem sinna ja siis olid seal veel sokutasid neid tüdrukud neid toite jäävale ja Viivi läks siis appi ja siis tehti ja korraldati seal kõik juba siis selleks ajaks, kui oli juba kõik juba teised kohal ja kõik oli juba tipp-topp korras ja siis Naanisto tuli minu juurde ja ütleb, küll sul on ikka tubli naine on sul. Hoia teda. Ja siis oli see esimene pidu oli, siis seal tore pidu oli seal Einas esimene. Ja seal siis läks ludinal see asi ja mis siis edasi, oota, kus ma pooleli jäin. Või see vajaremont jah, ma siis materjali ja värg, siis ma tänu sellele kõik sealt sain ja siis pärast ma sain ka Kaareteelt. Sest viimane lõpp oli või meilt keegi tegelane läks siis sinna Kaareteele, läks tööle ja tema kaudu ta vormistas minule
selle individuaalehitaja raamatu või vihiku, kus kanti kõik materjalid, mis sa ostis sealt ja kõik kanti sisse ja sa olid nagu individuaalehitaja olidki. Ja siis ega ma sealt palju midagi, mina sealt palju ei ostnud, sealt ostsin ainult siis niisugust asja, nagu olid siis servamata lauad. Noh, need olid odavad ja neid ma siis, mul oli veel vaba raha niisugust ja ma neid ostsin jah, need servamata laud, ma terve koorma tõin sealt ära. Ma ei tea, mitu tihu seda oli. Jah, aga rohkem ma sealt ei ostnud. Ja siis ma läksin sinna üleviimise korras, läksin ju siin tööle ja siis Leo sinna tulla ei saanud ja tema tegi oma korterid ja tal olid materjalid, olid kõik kontori poolt ja ma sain seal uue baarimehe seal. Oli üks Illari nimeline mees, see oli ka tore mees ja väga hea mees, ta tegi, oskas puutööd kõik teha ja väga hea mees oli. Ja me saime temaga väga hästi hakkama ja seal hakkasime siis ka, lasteaiad olid põhiliselt meil ka seal tegemine. Ja aga vaata, me tegime siis niiviisi, et lasteaedu, mida tuli teha, aga teha ei saanud nende remondiks kinni panna. Aga me saime teha nii, et remondiks ei tulnud kinni panna. Vaat see oli nende suur ihaldus kõik. Ja me tegime siis nii, et üks oli, mäleta enam, kus ta siin oli, ei tule meelde kõik. Ja üks lasteaed oli siis, et mis tuli, mida teha ei saanud kinni panna. Ja me hakkasime siis tegema seda nii, et üks lasteaia osakond või kus need lasteaed oli osakond, kus oli riideruumid, pesuruumid ja kõik, mis oli üks sektor, pandi kinni. Ja lapsed paigutati siis laiali teiste osakondadesse. Lapsed pandi teiste osakondadesse laiali. Ja see pandi nädala ajaks kinni. Koristati kõigepealt sealt kõik mööbel kõik välja, kehti puhtaks, tegid nad ja meie hakkasime kohe seal peale, kohe tööle ja pikad päevad. Õhtuni välja, teinekord kui 11 kohe nii kaua, kui mul veel buss läks sealt ikka. Ja siis bussi peale jõudsin ja siis elasime juba siin, olime siia tulnud ja noh, ja eks me siis nädalaga pidime selle valmis saama. Ja siis teine nädal oli meil puhkenädal. Siis me olime oma kodus puhkusel. Siis me tööle ei läinud. Ja see puhkenädal nad uuesti siis taastasid selle ära sealt, kõik asjad jälle uuesti tagasi ja panid seal korda ja lapsed viidi siis uuesti sinna sisse kõik ja uuesti ja kõik läks jälle uuesti vanas vaimus edasi jälle. Ja tehti siis jälle teine osakond jälle puhtaks. Ja siis me hakkasime teise osakonna. Vaat niiviisi läks, niiviisi me tegime siis. Ja siis lõpuks jõudsime siis sinna, oli siis Liivalaia osakond vist ja siis Liivalaiast me töötasime. No seal oli jälle, Liivalaias oli üks suuremaid lasteaeda üldse. Seal oli keldrikorrus oli niivõrd soe ju jooksid suured küttetorud sealt kõik risti-rästi läbi ja seal oli soojendus kõik sees ja seal olid lauad sees, seal oli siis selle töökoda oli sees, suur töökoda oli siis selle osakonna töökoda, selle haridusministeeriumi osakonna töökoda, puutöökoda. Ja seal oli töökodas töötas üks
vanem tisler, üks vana eestiaegne tisler kohe oli, kes seal tegi kõiki vanu asju, noh. Siis meid, siis meid lõpuks liivalaias jah, ja me siis tõime seda, siis hakkas see perestroika aeg. Ja siis noh, me tõime ju seal materjali tõime Lutrist. Lutris oli, seal oli palju materjali, seal oli head materjali, seal puumaterjali, seal oli, mis läksid kõrvale, noh, visati lihtsalt kõrvale laudu, kui palju jäid, seal oli ju importmaterjale, need värvilisest puidust materjale, mis kohe, noh, selle töö käigus, sellest saadusliku töö käigus ei kõlbanud, noh, ei plaani täitmist ei soodustanud. Et liiga palju läks aega, kui oksi oli sees, need viskati kõrvale, praagiti kõrvale ja väga palju praagiti, tehti seal ju spooni, spoonplaati. Spoonplaat, see nõudis ju kah, kui olid oksad, väga palju oksi, siis tuli praaki palju. Noh, praak ei tohtinud tulla, siis kõrvaldati neid puutu ära. Aga see väärispuit läks kõik. See oli ju mis spoonile läks, plaat oli ju veest ja niiskusest läbi imputatud. Tema oli ju, tuli või selles kuumas kambris niiskuse käes imputati ära, et teda oli ju hea siis spooni tõmmata. Ja need olid ka, või seal oli väga häid laudu oli ja siis me sealt tõime neid siit sinna liivalaia ja seal kuivasid all ära. Ja nendest sai ju teha igasugust mööbelt ja värki ja ega siis. Ja siis hiljem oli juba siis kolhoos oli seal, Kiiruvi kolhoos oli näidiskoolhoos ja Kiiruvi kolhoos oli siis tehti, ehitati siis perestroika ajal Kiiruvi kolhoos ei tahtnud ju oma rahasi Moskva viis ju kõik rahad ära, mis üle raha oli, kõik külmutas Moskva ära ja viis ära. Aga siis hakati raha hoidma, et raha hoida oma tarbeks, hoida raha siia Eesti tarbeks, siis hakati ehitama. Kiiruvi koolhoos hakkas kõvasti ehitama. Ta ei ehitanud kõiki omale, ta ehitas majasi. Ministeerium, haridusministeerium sai omate maja sealt. Siis haridusministeerium saatis meid, saatis meid sinna tööle. Aga siis mul oli seal, kes seal osakonna juhatajaks oli seal, oli mul tuttav mees. See oli Harald, see oli Harald Karik. See oli Valli isa vend, kes oli räätsepp. Ta elasid, tollal elasid nad Kunteri tänaval, südalinnas. Ja tema, Harald, nad olid siin, olid varjul, ju kuna pommitamine oli. Olid nad siin Vallil varjul. Haraldiga ma tutvusin siin kalda peal ja siis Harald, ma ei tea, kus me pidime minema postega, Valli poisid olid Harri ja Ülo. Ja Harald oli, kopsud olid ja ta siit kaldast üles ennast likastas, kopsusi natuke ja tal hakkas paha. Ja ma ütlesin veel postele, et kuna ma ei tule, et ta hakkas, et lähme koju, et ma saadan ta koju, et ei tea, kas ta niiviisi üksi koju saab. Ja põhiliselt ei, nemad ei tule, et nemad lähevad oma teed. No ütlesin, minge, ma saadan ta koju. Ja ma tulin ta koju siia ja noh, saatsin ta koju ja ta oli päris. Ja mis sügisel võeti ta sõjaväkke
läks Narva rindele, kõik. Polnud enam midagi. Tunnistati sõjaväkke. Jah, ja seal ta langes vangi ja vangilaagrist ta sattus vangilaagrist töö kuskile Kaukaasia poole kuskile kõrbesse. Noh, mis need olid need Kaukaasia riigid, mis kuulusid veel Nõukogude Liidu koosseisus tollal. Ja ta kuskile kõrbesse kanalit kaevama, kõrbesse. Suurt kraavi kaevama, veekraavi kaevama. Ja seal muidugi, seal kuumus oli suur ja kõik ja puha ja, aga tema, seal teised vaakusid, aga tema tervis oli hea ja tema tervis läks seal heaks. Ta taastus seal. Kui ta siis see 50. või 49. ja 48. millal need vangid vabastati ja siis ta tuli siia, kui ta koju tagasi sai, muidugi ema läks ukse peale ja vaatas kotipoiss ukse taga. Ja ütleb siis isale, et kuule, kotipoiss on ukse taga. Ei, isa läks siis vaatama ja siis tundis siis häälest ära lõpuks ja lasi ta sisse, Aaralt, issand. Aaralt lõbus vees oli sisse ja kohe nii, noh, mis ta siis välja nägi manga. Noh, ja ta oli ju ülikooli haridusega kõik. Ja siis ta sai ju töökoha seal Kiilovi kooloosis ja oli seal siis juhataja. Ja siis meid seal, siis mina kohtusin temaga seal ka ja jälle noh, me ju üksteist tundsime ja teadsime. Ja Aaralt ütleb, et oota, ma annan sulle talonge. Neil olid talongid, saivad ju, neil oli omad sealiha ja kõik oli seal talongidega said ja andis mulle talonge ja ütles, et jah, et kui sa talonge tahad, et tuled, viis mul siis selle sekretäri juurde ja ütles, et sekretär siis annab mulle talonge, kui mul vaja on. Et siis, noh, ja siis ma sain sealt kauplusest, sealt sain igasugust niisugust asja osta. Ja siis sünnipäeval meil oli ju siin igasugust sealiha ja kõike oli, vorste oli laual, et kus sa neid saad, naise, siis ta töökaaslas küsis, kus sa neid saad, et mina ei saa kuskilt, et nemad on. No vot, niiviisi siis läks see aeg seal ja meie saime seal, tegime oma tööd seal. Tema tegi siis puutööd, mina tegin siis maaltööd seal ja kõik ja need toad tapetseerisin ära ja noh, ja siis tuli see juba see aeg, pensioniaeg kätte. Pensionil siis päev, siis 88. aasta, juunikuu. Noh, kus see kontor oli, seal anti mulle siis saadeti sealt pensionile. Sai siis selle kella, mis praegu siin töötab veel. Ja, et see kell, et töötagu nii, siis ütles see juhataja, abi see või see sekretär, see naine, et ja see selle kella ja siis selle nahkõites albumi anti mulle kingiks. Seal on sisse märgitud ka see. Ja siis pensionil, noh, mis ma siin pensionil siis ikka olen, et läksin siis saime selle oma töödejuhataja kokku ja tule tööle tagasi. Tule tööle tagasi. Läks siis tööle tagasi sinna, oma tööle tagasi ja vana töökohta sinna Heina tänavale. Seal ma siis olin ühes kohas, ma olin veel väljas, olin tööl, kus kohal see oli, kus ma. See kuulus, see puhkekodu, see oli ju seal
kuskil Pirital see oli, mis kuulus selle viinavabrikule siin. Ja see tegi, seal oli üks aasta vist aasta läks seal või palju seal läks, ma ei tea, seal aega ja siis ma tegin viimane lõpp või siis olin siis siin selles oma kontoris tööl. Tegid uuesti selle Einatänava-poolse lepikoja kõik, sai stellikud sisse sinna tehtud ja see sai kõik uuesti kõik üle värvitud ja kõik see koridor, mis seal üleval kontoriruumide koridor ja kõik sai korda tehtud. Ja siis lõpuks ma võtsin meil ülevalt saal, et meie saal on nii põrand, nii korradi must, et ma olin siis juba õppinud selle selle puhasta juurde peal töötama ja siis hakkasin see oli jõle raske, see kaalus oma tükke ja sellega pidi oskama töötada, muidu ta kurat, et seda seisma jääma ei tohtinud niisama jätta. Kui ta koha peal seisma jäi, tõmbas kohe soonet sisse. Ja siis sellega pidi ettevaatlik töötama, see see nõudis oskust ja nii. Ja sellega hakkasin siis seda põrandat lihvima, see trummellihvija. No ja trummellihvija, siis ma seda mitu päeva seal lihvisin, kurat, see soolipärand andis lihvida. Nädal aega vist. Kuras, kui ma selle õieti lihvitud said. Oi, siis ta oli just puhas, see oli jube lihtsalt, ta polnud keegi, ta oli must, ta saad aru, et ta üldse parketi põrand. Siis ma sain selle saksa lakki või mis oli saksa just eraldi kohe, eriti selle parketi jauks tehtud. Sellega üle kõik selle ja siis oli nii, et ainult uksest vaadati, ei julenud keegi peale minna. Ja siis mehed ütlesid, naised ei tohigi peale minna, siis on alt poolt kõik näha. See oli siis viimane töö ja vaat siis oligi, siis hakkas see asi lagunema seal kõik hakkas lagunema. No ja siis oli see, ma ei võtnud seal mitu raksu seda välja, seda oma palgaraha. Ei võtnud välja, ma lootsin ikka, et kui nüüd tuli uus raha ja et siis ma saan uues rahas makstakse mulle. Noh, see lootus oli, aga ei enne seda, kui see uus raha tuli 52. aastal, maksti mulle kõik kinni Vene rahas. Siis pane, kus raha tahad. Siis ma hakkasin ostma kõiki sealt Kaare teelt, mis kätte said. Vedasid siia neid blokke ja värke, et raha surnuks lüüa. No ja edasi, mis siis? No ja siis siit tuleb rääkida ju. No siin oli, kui kaua me seal Mitsuriis elasime, sinna me kolisime siis 50. aasta detsembris. No 50 aasta me elasime terve täiega seal. Aga kas 60-ndatel siis kolisime siia, ma seda täpselt ei mäleta. Aga ma usun, et 60-ndatel vist kolisime siia. Päriselt ikka. Muidu me käisime kõige aja siin. Ja siis Viiviema, tema tahtis siin olla, tema Mitsurinis ei tahtnud siis pärast üldse olla. Oli ikka siin rohkem ja nad saivad tädi Leenaga saivad väga hästi läbi ja tädi Leenaga nad siin siis olid. Ja siis
60 tulime meie ka päris ära sealt. Ja siis kolisid sinna, tulid ju, mis ta oli, Jüri. Jüri tuli oma perega. Jüri tuli ikka. Jüri tuli algul. Pärast olid nemad. Ma tahtsin su käest veel seda üle küsida, et sa rääkisid, et sa olid Sulev Nõmmikuga ühes klassis ja lubasid hiljem rääkida, millal sa temaga elus hiljem veel kohtusid korra. Sulev Nõmmikuga ma hiljem kohtusin temaga ükskord. Esimene kohtumine oli Sulev Nõmmikuga, oli Vanalinnas. Vanalinnas me tegime kohe, seal oli mündipäär, mündipääri lähedal üle tänava tegime, olime Vasaadi. Vasaad oli meil ja seal oli Vasaadi värve, Vasaadi telingud olid ja tähendab, me oli Vasaad oli värvitud ja me hakkasime need tellikuid maha võtma, aga need telligud tuli maha võtta öösel, sest päeval liikusid inimesed kõige, päeval ei saanud seal midagi teha. Ja siis õhtul hilja hakkasime neid tellikuid võtma ja mina olin all seal, ajasin, ma ei tea, mis ma seal alla pidi, et alla seal tegin veel ja järsku 2 tükki seisavad seal tänava peal ja üks huikab mulle, et tere koolivend. Ja mina vaatan siis Sulev, teise mehega seisavad seal. Ja Sulev, ja Sulev, nemad läksid siis sinna mündipaari. Ta oli juba, ta oli tunda, et ta oli natuke viinavõtt. Ja läksid sinna ja siis me rääkisid meil juttu, Leo tuli ka sinna ja siis läksid siis baari. Noh, hea küll. Ja me siis namutsime neid telikuid ja mina olin siis seal öösel, kell oli 12 läbi kindlasti, kell 1 või 2, mis see võis olla. Ja mina olin seal üleval ja tulevad sealt välja, tuiguvad nii, et ma vaatan, et nemad tuiguvad seal ringi ja mõmisevad seal omaette midagi ja ma ütlesin, Leo oli all, et kuule mine viinad takso peale, et Raekoja plats siinsamas, et siin on taksod kõigi aja. Et viinad takso peale, no ja läkski, viisad pundisse, saad ilusti takso peale sai ja viisad ja nad läksid siis minema sealt. No, me lammutsime mu tellingud seal ära ja kõik tipp-topp korras ja laadisime nad siis sinna suure traktori käru peale, need materjalid ja traktori käru muidugi tõi need siia hoovi kindlasti. See lammutatud tellikud, tõi need siia ära. Ja siis, kui me olime seal Salme tänava kultuurimajas tööl, ta käis ikka vahel seal. Ja seal ma seda kohtasin. Ühe korral jällegi tuli sinna ja ütleb mulle, et tule, lähme siia alla baari, kohvikusse. Et ma ütlesin, et aga mul on tööaeg, et ma praegu ei tule. No hea küll, et ma olen veel siin, et pärast õhtupoole, et siis räägime. Et tule, kutsu teine mees ka kaasa. No ja tuligi õhtupoole ja läksime, lõpetasime ära ja läksime tagasi sinna Neelusse ja rääkisime seal sellise juttu ja ütleb, et tal on, et ehitas omale Sõrve või selle Saaremaale, mitte Sõrve, vaid Saaremaale ehitas maja. Et noh, Kuressaarast ma ei tea, kui kaugel see oli, et tuleksite
et võtaksid ühe nädala, kas ei saa niisuguse nädalad kombineerida. Ma ütlesin, et ei, miks te? Et me võime kombineerida oma tööga siis selle nädala välja. Et kombineerime oma tööga nädala välja. Vot siis, et ma siis teete mul seest, et see on palkmaja. Palkidest ehitatud, aga seest tahaks natukene kohendada, et te oskate seal kohendada, et midagi niisugust teha. Et siis näitan, ma sõidaks, käiks ka Saaremaal ringi ja mul on auto seal ja sõidame ringi. Et sõidame ringi, ega me siis nii päeva hommikust õhtuni seal siis tööd ei pea tegema. Ja, noh, meie nõus sellega, see on ju hea pakkumine. Jah, kõik see, noh, ja tuligi siis see päev kätte, et laupäeval pidi minema kohe sõitma sinna ja siis nädal aega oleme seal. Ja kuni teise pühapäevani võime seal olla. Jah, noh, aga meil juhtus niisugune asi, et suur ruum, mis meil oli seal pooleli, meie ei saa tulla. No siis selleks lükkasime siis edasi. Siis lükkasime uue tähtaja. Jällegi edasi uue tähtaja. Märkisime siis selle ära, uue tähtaja ja siis me tegime kõik ja tegime omale selle nädala vabaks. Kõik ilusti vabaks ja et nüüd lähme Saaremaale. Noh, eks siis see tuli sinna, Sulev ja tuli meie juurde ja ütleb, ja ta oli juba napsitanud ka seal natukene ja oli juba niisuguse napsitanud olekuga oli ja ütleb, et ma ei saa tulla. Mul on üks töö, mis jäi jälle kurat selle napsitamisega ja noh, läi ära ja ma pean selle olema tööl. Ja niiviisi läks ja ei saanudki me Saaremaal. Selge, aga ma tänan sind, et leidsid aega kõike seda jutustada ja suur aitäh sulle.